hoidke alt, kukrust hakkab veel rohkem raha minema. Kui on jutt kriisisituatsioonis, siis tegelikult selleks on ju tagavara loomise süsteem olemas. 90 päeva tagavara peab olema. Paraku ei saa kuulajatele siin väga palju häid uudiseid anda. Ei, ma ei annaks seda lootust. Tere, head kuulajad ja vaatajad. Energiakool on tagasi ning nagu te näete, siis Henrik Kalmeti asemel on siin täna keegi teine. Mina olen Brent Pere, Energiakooli tänane saatejuht ja laias laastus siiski mitte midagi ei muutu. Jätkuvalt räägime energiateemadel ja ilma pikema jututa on mul täna siin saates väga hea meel tutvustada Raivo Vare, energeetikaekspert. Tervist! Tervist! No tänane teema, millest me siin räägime, on kütuse hinnad ja eks nad ikka paar korda aastas mingisuguseid võnkeid siin uudistes ja inimeste peades ka teevad, aga tänase saate ajend on septembri alguses toimunud selge muutus hinnaturul, ehk siis üks kütusemüüja otsustas ikkagi päris märkimisväärselt hindu alandada ja nüüd on teiste küsimus siis see, et kas kaasa minna või mitte. Ja lisaks sellele siis nad kaotasid ka ära oma kliendisüsteemi. Enne kui nüüd sellise otsuse tagamaade juurde minna, võib-olla alustame natuke kaugemalt, et kui mõelda kütuse hinna kui sellise peale, siis millest need numbrid meile sinna posti peale üldse tekivad? No kogu nii-öelda ahelas kõik hinnad lõpuks jõuavad lõpphinda ja lisaks ka maksud, ehk siis kõik, mis puudutab selle kütuse tootmist ja neid komponente on väga palju, nende vedu, logistikat, mis on päris konkurentsitihe ja sugugi mitte lihtne ala, isegi seal töötanud, ja siis ka selle jaotusega seotud teemasid, hoiustamisega seotud teemasid ja nii edasi. Aga reaalsuses arenenud riikides kütuse hinnast suure osa täna suurusjärgus kaugelt üle poole peaaegu kõigil on moodustavad hoopiski riiklikud koormised. Nimetame niimoodi nii maksud kui ka muud viisid. Raha välja võtta, sest see on kõige lollikindlamaid asju, kust raha välja võtta. Nüüd tekib selle pealt küsimus, et mille pealt siis üldse teenitakse? No eks see ongi see konkurentsi koht, kus tegelikult igal ühel peab mingi marginaal jääma ja seda teenitakse tegelikult optimeeritud tegevustega, konkurentsitihedal turul, pikaajaliste lepingute, soodustustega. Ma ei ole kindel, et näiteks ka kõik täna meil siin arvukad üksikult võttes bensiinijaamad kui objektid on tegelikult kasumlikud kütusemüügist, pigem on seal ka muud müügiartiklid veel juures. Nii et väga paljudest komponentist koosneb ja tegelikult lõpphinna puhul tuleb arvestada seda, et kui näiteks on tegu riikliku maksuga, näiteks käibemaksuga, siis käibemaksu arvutamine teadupärast on lõpphinnast, ehk siis kui hind läheb alla kütuseturu põhjustel, siis tegelikult ta läheb veel täiendavalt natukene väheneb ka selle arvelt, et lihtsalt maksu laekub absoluutnumbris vähem. Ja aga tegelikult muidugi see on kõik suhteliselt marginaalne. Kohe on tulemas uued nõuded, et 2 ma julgeks arvata, et me unustame varsti ära, kui madalal meil need hinnad praegu olid. Ja võid natukene selgitada, et mis muutusi ta toob? No see toob kaasa hinnatõusu lihtsamalt öeldes, sellepärast et kütusemüüjad peavad hakkama tegelema asjadega, millega nad täna ei pea tegelema. See on ETS2 on tegelikult ei midagi muud kui selle sama ETS1 laiendamine. See tähendab, et transport sisuliselt siit kaudu just kütuste kaudu tegelikult maksustatakse täiendavalt, aga see hakkab välja nägema vastavate nii-öelda CO maksudena või rahadena või sertifikaatide ostuna. Nii et tegelikult see tõstab hinda paratamatult. Nüüd, kui mõelda sellele, et tõesti siin see hinnaalandus tuli ja see marginaal on seal tõesti 2-3% ringis, siis kas tegemist on siis puhta hinnasõjaga ja sooviga saada endale kliente, sest et kui tõesti paari sendi võrra juba hinda alla lasta, siis tekib küsimus, et kas see on kasumlik tegevus? No võt, see on nüüd küsimus pigem ikka müüjatele, mina ei oska sellele vastata, aga ma ütleks niimoodi, et tegelikult aeg-ajalt on sellised asjad üle käinud turust. See on kestnud aastaid. Meil tegelikult seda turgu ikkagi lõppkokkuvõttes määravad, eks ole, tänaseks siis 5 suuremat ketti, millest 2 on puhtalt välisomanduses ja need ketid tegelikult kõik nad suuresti pärast seda, kui ka Vene
sõja tõttu ja paljude muude asjaolude tõttu Vene tarneliinid oluliselt kuivasid kokku, et mitte öelda päris ära kadusid mõndedele, siis tänu sellele tegelikult tekkis olukord, kus sisuliselt kogu nii-öelda meie jaeturul müüdav kaup praktiliselt tuleb peaaegu üleni. Ma mõtlen kütuste poole peal tuleb 2 kohast. Tuleb Soomest ja tuleb Orleni tehast, endist Leedu tehast Mažikeist. Ja noh, see juba natukene tekitab uue olukorra, sellepärast, et sul ei ole enam isegi tarneahelates väga palju kõrval nii-öelda konkurente, sa ei saa väga palju valida, sa valid tegelikult nende 2 vahel, eks nemad vaatavad ka üksteise näppude peale samamoodi, nagu meilgi vaatavad kõik 5 üksteise näppude peale ja siis hakkavad tulema sellised katsed turgu natukene ümber suunata. Ja olgem ausad, vertikaal integreeritud süsteemil, nagu seda on Neste, on lihtsam teha seda. Lihtsam teha. Sellepärast, et neil on sellest ahelast, tootmisahelast suur osa käes ja ka müügiahel, eks ole, on olemas võrgustik. Pealekauba nende müügivõrgustik on ka selline optimeeritud, valdavalt on ta, no mitte valdavalt ongi ta tegelikult automatiseeritud ja see natukene vähendab operatiivkulusid, mis tähendab seda, et seal võib-olla on ka natuke rohkem hingamisruumi. Ja kuna teised on praktiliselt sunnitud seda järgima, sellepärast, et Eesti turul tarbija ei ole liiga lojaalne, ma ütlen pehmelt, ja sellises olukorras juhtubki see, mis praegu on juhtunud ja kaua see ei kesta, aga mõnda aega veel kestab, eks siis nii-öelda näeme, kuidas see edasi läheb. Ehk siis Nestel on enda naftarafineerimistehas, toodavad kütust ise ja selle kaudu on lihtsalt väga lihtne liigutuda. Ja neil on päris hästi töötav süsteem, see on aegade jooksul väga tugevalt välja arendatud, nende tarnesüsteem on ka väga hästi paigas. Kogused on neil suured, nad saavad tänu sellele ilmselt ka soodsamalt nii-öelda tooret ja nad on ka sellest Vene toormest täiesti ennast lahti haakinud, nii et neil on tegelikult tõenäoliselt on mingisugune edge, nagu nüüd on kombeks öelda. No lojaalsusest rääkides, kui me nüüd paneme kaalukausile Soome versus Eesti ettevõtte, noh siin näiteks Alexela näite puhul ju on tegemist Eesti kapitalil oleva ettevõttega, Neste puhul Soome omaga, kas kütuseturul, nagu sa mainisid ka, et ei ole mingisugust liiga suurt lojaalsust. Kas me peaksime mõtlema selle peale, et kellele siis ja kuhu oma raha anda? No me näeme näiteks ühel teisel turul, mis on toiduainete turg. Me näeme, kus tegelikult eelist Eestimaist on nii-öelda juba aastaid loosung, millest väga palju räägitakse, mis on soositud ja millega mingil määral ka inimesed on kaasa läinud. Aga kui me vaatame, mis müüginumbrid on kaubaliikide kaupa, kui me vaatame ka hinnalipikuid, kus tihti peale Eesti kaup on sutsu kallim, siis paraku me näeme ikkagi, et ostetakse, eks ole, Leedu või Poola toodet näiteks, nii et siin ka ei pilgu ja see on nüüd see koht, kus võiks olla nii, nagu küsimuses kõlas, aga päriselt nii vist ei ole ja mida selleks teha annab, no mul on raske seda näha, sest kõik see, mis me enne sellest tarneahelast, hindadest ja hinnaloogikast ja kõigest muust rääksime, siis ausalt öeldes on raske ette kujutada, kuidas meie kodumaistel kettidel on väga palju võimalusi nii-öelda optimeerida veel edasi seda ahelat ja seetõttu ka hindu siis rohkem alandada ja pealekauba turg ise on niivõrd volatiilne, ta ju praegu kogu see asi, mis maailmas toimub, millest me peame eraldi rääkima, tegelikult ju on ju ajutine. See on tegelikult suunatud väga selgelt sellele, mis järgneb aasta-poolteise jooksul ja sellepärast võib-olla lihtsalt tuleb ära kannatada, tuleb ambad ristis nii-öelda seda negatiivset marginaali alla neelata ja ikkagi edasi panna, ega muud varianti ei ole. Kas sa kutsud üles siis ka tegema sellist väikest kampaania märgist, et eelista Eestimaist ka bensuturul? No aga ma ei tea, miks selle peale ei ole tuldud. Mõned ettevõtted kaasat Alexela on sellest ka rääkinud, aga ma ei ole väga siukest kampaanialikku lähenemist olnud. Vaata, toiduainete puhul oli näiteks Toiduainete Liit, eks ole, tegi sellist kampaaniat ja õigemini jätkab isegi. Tal on seal veel need mingid märgid, seal kvaliteedimärgid ja nii edasi. See on suur tegevus tegelikult, aga kütuseturul see ei ole nii märgata olnud. Kui nüüd mõelda sellele, et üldse meie turul on ka välismaa ettevõtjad, on meie enda ettevõtjad, kuivõrd see sellist, ütleme siis, kindlust võib natuke murendada, et kas meil on
oma ettevõtjad, kes siin kodumaisel turul tegutsevad, kes on ka tõenäoliselt kriisi ajal siin versus need, kes võivad sind iga hetk välja enda turu tõmmata, kui neil vähegi soovi tuleb? No nimetame asju õige nimega, eks ole. Kriisist me räägime eelkõige sellisest juba idanaabri kontekstis. Ja selle jaoks on ettevalmistusi tehtud, meil on ju teadupärast ka vastavad kavad olemas ja kõikidel jaevõrkudel on kohustusi oma jaamade nii-öelda toimepidevuse tagamiseks kriisiolukorras ja generaatorid paigutatud ja tagavarad olemas ja nii edasi, kõik see on olemas, aga ütleme niimoodi, et eks võib-olla kaugemalt paistavad asjad natukene vähem akuutsed kui koha pealt. Ehk siis kohalikud omanikud peavad arvestama, et nad teevad siin, nad elavad siin, nende inimesed on siin, nende sugulusets on siin, nad ise on siin, eks ole. Kaugelt olijad, nende jaoks on see kõik üks probleemne ala, mis tõttu ka nii-öelda probleemide lahendamise aktiivsus ja süsteemsus võib natukene selle all kannatada. Ma ainult oletan seda, ma ei väida seda, ma lihtsalt oletan. Aga me oleme seda enne ka näinud, see ei ole midagi uut, eks ole. Me oleme näinud ju maailma ajaloos korduvalt selliste kriisisituatsioonides erinevates valdkondades, siin antud juhul isegi kütuseturule viitamata. Tööstuses näiteks, kuidas tõmbutakse nii-öelda eemale, nii-öelda pannakse ajutised asjad lihtsalt kinni, et las ootavad ära siis, kui probleemid lahenevad. Aga selles vallas, millest meie praegu räägime, paneme ajutiselt kinni, vaatame, mis saab. Kui see oleks väga suures ulatuses toimumas meil, siis see oleks ju katastroof majanduslikult ja elukondlikult. Nii et selles mõttes tuleb muidugi au anda, et sellega tegeldakse ja ma loodan ka, et kõik need mu oletused on valed, aga mine tea. Ehk siis olemuslikult küll kaks täiesti erinevat turgu, aga kui näiteks tuua paralleele kinnisvaraturuga, siis ütleme, et kui on välismaine ettevõtja, kes on pikalt Eestisse investeerinud, aga siis on pisut raskemad olukorrad, siis ta pigem viib Eestist raha välja kui kodumaalt. No tegelikult ma olen nii palju rahvusvaheliste suurfirmade eluga ja strateegiliste hierarhiate ja otsustega kokku puutunud, et võin kinnitada, et tegelikult toimub üks klassikaline põhimõte. Ja see klassikaline põhimõte kehtib, ma kahtlustan, et igas vallas. See on niimoodi, et suures rahvusvahelises kontsernis, kui toimub kriisisituatsioon, kui majandustulemused halvenevad või satub ohtu äri kuskil, siis tegelikult nende loogika on selline, et nad tõmbuvad oma, see on siis kooraröö, ehk siis selle põhituru poole kokku. Igalt poolt mujalt tulevad välja ühel või teisel viisil, see väljatulek on ükskõik milline, aga ta on ikkagi väljatuleks selle konkreetse asukoha jaoks, aga enda jaoks nad sellega optimeerivad ja nad toovad kõik nii-öelda jõupingutused ja kõik nii-öelda ressursid kokku oma turu kaitseks, oma turul, selles põhiturul või koduturul tegutsemiseks. Nii et koduturu mõiste on päris oluline ja me tegelikult oleme näinud seda seos Venemaa sanktsioonidega ja firmade lahkumisega Venemaalt. Hästi on näha. Need firmad, kelle jaoks Venemaalt lahkumine oli väga valus, need on siis väga palju teinud igasuguseid trikke ka, mitte ainult alati eetilise lahendusena. Aga need, kellel see liiga valus ei ole olnud, nad lihtsalt on läinud minema ja ongi selle kõik maha kirjutanud, sõna ots mõttes nii-öelda kahjumisse. Nii et see ongi see koht, kus võib olla koduturuga tihedamalt seotud organisatsioonide jaoks, ettevõtjate jaoks, ettevõtete jaoks on tegelikult see suhtumise eeldus natuke teine. Üks asi selle juures on veel ka see, et kui nüüd üks tõmbab hindu alla, siis paratamatult, kui inimene vaatab ainult neid hinnaposte ja vaatab, et seal on odavam hind, läheb pigem sinna, siis see võib ju tekitada ka selle olukorra, et kellelgi läheb tulul raskeks ja võib-olla lõpuks peab keegi ka tulult lahkuma. Et kas see on probleem, et näiteks, ma ei tea, 5 asemel jääb 4 või 4 asemel jääb 3 kütusepakkujat meil Eestis? No meil tegelikult on kütusepakkujaid rohkem, meil on ju veel ka väikefirmasid veel mitmeid ja on ka mõned brändid, mida ei teata, et nad kuuluvad suurte käed. Aga tegelikult mulle tundub, et see konkurentsi õrenemine üldiselt ei ole kunagi hea, aga üldiselt see turu täituvus Eestis on päris kõrge. Kui me nüüd võrdleme turu täituvust, ma pean silmas siis jaeturu ehk siis sisuliselt inimese jaoks see tähendab bensujaamade võrku põhimõtteliselt, olgem ausad. Siis see on ikka päris kõrge meil ja meil seda muret nagu ei ole, kui üks lahkub. Kui mitu lahkub, siis võib-olla on teine olukord, aga üks lahkub turult, siis see jaotub jälle ümber ja midagi hullu ei juhtu veel. Aga kui suur see selline mõjutus võib olla, et kui tõesti hindu langetatakse seal paar senti, see tuleb paagi peale võib-olla paar eurot,
et millal siis see olukord võib teiste jaoks kriitiliseks minna? No kes seda oskab öelda, mina ei ole nii hästi kursis selle jaemüüjate reaalse turuga selles mõttes ja hinna nii-öelda kannatavusega. Ma arvan, et me oleme ju näinud, kuidas on näiteks olnud suure volatiilsuse tingimustes on hulgi ostetud hinnad osutunud kõrgemaks kui jaehinnad, isegi mitte konkurentsi pärast, vaid muudel põhjustel samuti. Seda on juhtunud aeg-ajalt. Ja see on ära kannatatud see valu, eks ole. Siis me oleme näinud, kuidas 1/5 nimesid nimetamata suurtest, kes enne ei olnud suur, hakkas suureks saama läbi selle, et ta hakkas väga kõvasti investeerima ja nii-öelda turgu laiendama ja ka hindadega tuli peale, eks ole, ja märgatavalt odavamatega, veel odavamatega kui praegu vahemates, deltamates. Teised ei läinud kaasa, aga näed, turgu ta natukene sai. Nii et ütleme niimoodi, et ma kujutan ette, et kui see näiteks see olukord nüüd see minu nimetatud ETS2 ei tuleks, siis võib-olla oleks pilt teine, aga see valmistumine ja volatiilsus juba läbi OPEC-is ja rahvusvahelisel turul toimuva tõenäoliselt talveks lööb hinnad juba nii palju üles, et see aeg kannatatakse ära kõigi poolt, ma ei karda väga. Ehk siis see praegune hinnalangetus on ka selline hästi ajastatud hetk, et proovime nüüd turgu saada. Ja mulle ka tundub niimoodi, eks see ongi strateegiline liigutus ja küllap on teisigi kaalutusi, me ei tea ju kõiki veel, mis meie Soome naabritel seal on, aga neil on üldiselt, nad on aeglased. Ma olen nendega oma elus kokku puutunud ja ma olen näinud, et nad on oma otsustustes aeglased, aga kui nad selle otsuse ükskord teevad, siis nad seda ka hoiavad. Päris tükk aega võivad hoida. Ja isegi endale mõnikord kahju sellega teha, aga panevad edasi. Ma ei tea, mis see on. See on nende nii-öelda korporatiivkultuuri sisse kordeeritud. Ma kardan, et see on siiani niimoodi. Nii et eks nad siis nüüd mingisugused eesmärgid on endale seadnud ja siis püüavad kuni nendeni jõudmiseni siis hoida seda mängu. Ja teine pool, millest juba põgusalt oli jutt, oli see kliendi nii-öelda suhte muutmine. See on tegelikult päris huvitav käik. Sellepärast, et turunduslikult kliendi suhe ei ole ainult soodustuste andmine inimestele, vaid see on ka väga palju muud. Ja see tähendab ka seda, et tõenäoliselt nende nii-öelda ettekujutus asjast on, et nad suudavad olla atraktiivsed läbi selle, et nad tegelikult kliendi soodustusi väga ei kipu pakkuma või kui pakuvad, siis pakuvad hoopis teisel valikulisel põhimõttel. Ja teiseks nad suudavad nii-öelda suuremat osa nii-öelda oma klientuurist hoida ilma, et nad peaksid muid turunduslikke liigutusi tegema väga palju. Ja see on nüüd iseenesest huvitav strateegia. Mul on väga raske seda hinnata, ma ei valda seda teemat. Aga see on nüüd natuke ootamatu. Teised on ka natukene hämmingus just selle koha pealt isegi ma ütleks. Sest olemuslikult on ju ikkagi kliendi suhe väga otsene turunduskanal. No ikka on. Kui ma olen harjunud, mul on kliendikaart, eks ole, ma saan sellelt soodustust, siis ma ikkagi käin seal. Isegi siis, kui hetkel postihind võib kellegi teisel korraks madalam olla, ma ei lähe kohe sinna, sest mul on kliendikaart kellegi teise juurde ja ma tean, et ma saan sealt stabiilset protsenti. Näiteks, lihtsalt näitena. Pealekauba teiste kaupade ostust samuti, eks ole, kui seal müüakse nagu jaamades muid asju. Aga näed sa, nendel on nüüd selline plaan, nii et see on väga huvitav. See on huvitav. Näeme, täis automatiseeritud, ülioptimeeritud sellise tarnemüügi võrguga ilma soodustust, et ilma kliendi suhteta praktiliselt lootes ainult sellele, et ollakse alati teistest nii-öelda paremad turul, atraktiivsemad. Ma ei tea, ma ei ole selliseid turundusstrateegiaid liiga palju näinud. Nii et see on ikkagi olemuslikult üleüldiselt väga uus olukord. Natukene minu poolt vaadates tundub olevat. Aga see on omaette maailm. Kunagi, kui ma veel Õliliidu esimees olin, siis Õliliidus oli eraldi grupp. Oli jaemüüjatele, sellepärast, et nende maailm oli niivõrd erinev ülejäänud õlimaailmast. No muidugi tõele au andes siis ka nende samade partnerkaartide ja kliendikaartidega samamoodi Alexialal on ju see sama hind, mis on siis nüüd, kui me vaatame siis seda turu hinnaalandajat ilma selle kliendikaardita, nii et tegelikult neile, kellel on kaart olemas, siis ega tegelikult ju ei muutu midagi. No seda imelikum see on, ütleme niimoodi, seda imelikum on, tunnistan ausalt, ei oska seda analüüsida lõpuni, mis seal ka see kavalus, milles lõpuks seisneb. Veel nii palju pole ehk rääkida siin saanud, on igasugused
tarned ja tarnekindlus. Esmalt proovin tuua sellise võib-olla meelevaldse, võib-olla mitte paralleeli energeetikaturuga, et kui Estlink 1 on maas või on 2 või mis iganes järgmine juhe seal maas on, siis on üldiselt on ikka suur jama. Kui nüüd mõelda selle peale, et näiteks meie, kas siis mõni kütusefirma või mingi muu asi on maas, siis kui suur olemuslik probleem see on või on kas kütuseturule sellised asjad on pigem üsna sellised, kuidas ma ütlen, ulmevaldkonda minevad asjad. Jutt on maas siis kriisisituatsioonis või? Kui on jutt kriisisituatsioonis, siis tegelikult selleks on ju tagavara loomise süsteem olemas, 90 päeva tagavara peab olema. Ja on normatiivid ja on kõikidel normatiivid ka oma nii-öelda jooksvate tagavarade osas, aga need on jaemüüjatel suhteliselt väikesed, selleks on vaja eraldi süsteemi, seda riik põhimõtteliselt majandab. Ja seal on väga palju selliseid küsimusi, mis on seotud logistikaga ja toimepidevusega. Toimepidevuse jaoks on nüüd teatud samme astutud nii-öelda kriisisituatsioonis toimimiseks, kui elekter piltlikult öeldes ära läheb. Aga see on riiklik programm, see ei ole nii-öelda ühe ettevõtte või 2 või 5 ettevõtte isiklik äri. Ja teine pool asjast on see, et kus seda tagavara hoitakse, mida on vaja tuua siis, kui on vaja. Me oleme näinud Ukraina sõjas, kuidas pommitatakse ju naftakombinaate. Me oleme näinud, kuidas just nimelt rünnatakse seda kütusetarnet mõlemalt poolt, kus juures ja me näeme, kui suured hädad praegu Venemaal tänu sellele on, et Ukrainas seda on targalt tegema asunud ja süsteemselt. Ja nüüd Eestis oli see sama küsimus mõnda aega tagasi, kui riikliku varu hoiti väljaspool Eestit. Ja see on üks küsimus. Olen ise käinud nendes maa-alustes hoidlates, olen näinud, Eestis on ka üks selline Viimsis ja raskema küttes jaoks, aga seda ei kasutata, aga seda ehitati muuseas tuumakindlaks. Ja Rootsis olen näinud, kuidas on Kalju sisse raiutud 5,5 miljonit, eks ole. Nii et selles mõttes kõik on võimalik. Aga meil ju sellist Kaljusid ei ole, Viimsi objekti ei kasutata, see, mis meil hoitakse, väljas on ohuallikas sellepärast, et või tähendab ohus sellepärast, et võivad need diversioonid ja tarnekatkestust tekkida, sest mere kaudu tuleb neid sisse tuua. Ja see, mis meil on, see on valdavalt ladustatud nüüd meie suurtes terminalides, mis vanasti töötas transiidi jaoks. Ja need on, seal ruumi on. Ruumi probleemi ei ole, aga nende ohutuse tagamise teema on täna minu jaoks täiesti, olles ise kunagi ühe sellise terminali eesots, võin täiesti kindlalt öelda, et ei ole tehniline probleem, vaid on sõjalis-kaitseline probleem. Ehk siis nende ründamine droonidega tänaste konstruktsioonide, tehnoloogiate ja nii-öelda ehitiste juures on ikkagi päris suur probleem ja sellega tuleb tegeleda, aga ma ei ole praegu kuulnud, kas meil sellega tegeldakse või mitte, sest neid avaala terminale tuleks põhjalikult kaitsta. Siis. See on nõrk koht minu arvates. Aga olemuslikult, ütleme lihtsalt loogikal mõelda, siis pigem on kindel see, kui tuleb kütust mitmest kohast sisse, kui see, et ainult ühest kohast. Siin ei ole isegi kahtlus, sellepärast, et üks koht on kindlasti rünnaku objekt ja ükskõik, mis see maksab, seega kahjustada saab sellises olukorras vaenlase poolt, mis tähendab seda, et mida rohkem on neid kanaleid, seda parem on. Nii et kui tõesti on üks tehas Soomes ja kõik on selle peale pandud, siis võib-olla on asi natuke. Jah, ja kui ka on 2 tehast, isegi sellest ei pruugi alati piisata, nii et sellega tuleb olla nagu tõsiselt pingutada ka selle nimel, nii nagu me gaasiga oleme pingutanud, püüdnud pingutada, välja ei ole tulnud. Võtame natukene laiemas pildis ka, see nafta maailmaturu hind kõigub teadupärast üsna tugevalt. Kui sa tooksid mõned sellised näited, mis seda viimasel ajal enim mõjutanud on ja mis praegune selline suund on? Üks on seotud rahvusvahelise finantsturu ja tormeturu põhimõttelise vahekorraga ja suure rahvusvahelistel turgudel on märgatavalt kasvanud, mis mõjutab hinda, on kasvanud spekulatiivse raha sissetulek. Kui me räägime, jälgime kogu aeg seda tootmise ja tarbimise bilanssi, siis see on oluline.
aga sellest rahamassist moodustab see ainult ühe osa. 30-40% väidetavasti on ju tegelikult puhas spekulatiivne raha, millel tegelikult ei ole hinge taga mitte midagi. See ei ole mittesugune kaubaga üldse kaetud, vaid see on kauba ostmine, edasi müümine, õigemini kauba ostuõiguste edasi ostmine ja edasi müümine. Ja see aeg-ajalt hüppab koos igaste muude asjaoludega, olgu seal mingi sõda Lähis-Idas, mingi poliitiline dollari nõrgenemine, mida iganes. Mõnikord täitsa tühja koha peal või näiteks majandusstatistika. Aga seda arvestavad tootjad ka, aga lihtsalt see spekulatiivne raha on tundlikum. Seal on teised, kuidas see dünaamik on teissugune, eks ole. Ja ei ole 100% alati kasulik see, mis juhtub ja võib vastu töötada isegi tegelikult füüsilise turu olukorral. Nüüd, mis puudutab toormeturgu ja kus tegelikult ikkagi veel vaatamata kõigele, et näiteks Ameerika Ühendriigid on kaugelt suurem tootja ja et tarbimine tegelikult on natukene langenud mõningates piirkondades geograafilist ja tegelikult on ikkagi OPEC päris tugevas positsioonis, eriti pärast seda, kui ta laienes OPEC plussiks. Ja seal omakorda põhitegijad on tegelikult saudid ja nende liitlased, vahetud liitlased, kes seda vankrit veavad ja nemad tegelikult prognoosivad omalt poolt siis seda, mis toimub ja nendel on seda ka hea reageerida, sellepärast et saudid erinevalt näiteks samadest venelastest, kelle veestamise aste on juba nii suur, et nad on raskustes puuraukude taas avamised, kui nad kinni panevad ja muude paljude asjaoludega seotud pool aastat läheb aega, kuni uuesti lahti saavad kogu puurauk kinni panevad, mida iganes. Aga saudidel on põhimõtteliselt, ma nüüd utreerin natukene, aga suuremalt jaolt on nende varud sellised, mis on niimoodi, et kõrbeliivast on toru väljas. Sinna on see peale pandud, eks ole, krutid selle lahti ja läheb uuele ringile. Nii et 2 nädala jooksul taastavad, eks ole, eelmise tootmise enam vähem. See on nüüd see koht, kus nemad on kõige paindlikumad, nemad on kõige kohta. Ja nüüd, kui vaadata, mida tegelikult tootjate pool räägib, Venest on selge, nemad uhavad nii palju välja, kui saavad ja nüüd nad on sunnitud, olles 3. suuruselt. Tegelikult on nad sunnitud uhama välja veel rohkem toornaftat kui enne, sellepärast et neil on probleeme oma eneseturu isegi varustamisega seoses Ukraina rünnakutega töödeldud naftatoodetes ja nüüd nad uhavad seda, tegid asja alles rekordi möödunud kuul välja viidud, eksporti viidud toornafta osas. Nüüd, aga samas, nemad ükskõik mis viisil nad peavad seda toornaftat müüma ja nad müüvad iga hinnaga ja nii edasi. Neil on raha vaja. Nüüd saudidega on teine lugu. Saudid prognoosivad, et praegu maailma majanduslik taastumine ja tarbimise kasv ei ole veel suureks hinnahüppeks tagasi, kuhu nad tahaksid selle viia. Neil on vaja $80+ barrelis saada. Seda veel ei ole valmis ja sellepärast neil on praegu, nad teevad samasugust valikut, nagu praegu meie turul räägituga seoses. Nad on otsustanud, et praegu on hoopis aeg suurendada pakkumist, kuna nagunii need kvoodid korralikult ei töötanud ja selle kaudu karistada neid, kes salaja nagu Kasahstan näiteks või kes on salaja kvoodist mööda minnes, mille nad on seal OPEC-is kokku leppinud, on OPEC plussis on tegelikult jätkanud suurenenud tarneid turgudele, rikkudes sellega, solkides sellega hinnataset nende vaates ja nüüd siis neid karistatakse sellega, et saudid oma odava oma hinnaga ja kiire reaktsiooniga ja suure mahu kasvatamisega ja tegelikult ka teisi sellesse kaasa tõmmates suruvad seda liikumist maha. Ja teiseks nad sellega natukene aitavad kaasa ka maailma majanduse taastumisele, sest mida kallim on energia ja just nimelt eelkõige kütuse toore, seda aeglasem on maailma majanduse taastumine. Ja see on praegu protsess, mis kestab ja kui vaadata, mida nende nafta mõjuvõimas, saudidel hinnanguliselt 3. mõjuvõimsuselt isik naftaminister ütleb, siis ütleb ta, et nad arvavad, et järgmisel aastal see pilt muutub. Et neil on vaja siin pool aastakest seda teha, siis vaatame. Piltlikult lihtsustatud, eks ole. Ilusti, idamaiselt ilusti sõnastatuna, aga sisuliselt kõlab see niimoodi. Ja see tähendab seda, et meil ei ole mingit põhjust arvata, et järgmisel aastal need hinnad sinna jäävad, kus nad täna on, või langevad veelgi, selleks ajaks nad tõenäoliselt uuesti tõusevad. Seda enam, et prognoositakse maailma majanduse taastumist siiski jätkuvat. Ja kui nüüd peaks veel sõda ära lõppema ja kui nüüd natukene paremini hakkab Ameerikal minema ja siis see kõik kohe tõstab jälle
jälle seda pakkumise, tähendab nõudlus tõuseb, eks ole, pakkumist on vaja juurde ja samal ajal seda pakkumist siis hakatakse kvoteerima ja siis saab hinda nagu tõsta ja seda me tõenäoliselt ka näeme, nii et midagi teha ei ole. Et hinnatõusus pole üldse mingit küsimust? Ei, paljud faktorid töötavad. No üldine hinnatõus ka alati mõjutab. Me peame ju sellega ka arvestama, et ega kütusehinnad käivad nii nagu iga kaubaga kaasas ka üldise inflatsiooniga. Maailm on inflatsioonilis spiraalis praegu tegelikult laiemas laastus. See ei ole ainult meile iseloomulik teema, me oleme lihtsalt siin Euroopa championid, aga tegelikult on ikka maailmas üldiselt hinnakasv olnud päris märkimisväärne. Põhjuseks taustaks on veel ka see, et sisuliselt alates masuajast on meeletutes kogustes maailma majandusse sisse süstitud raha. See peab leidma endale väljundi ja üks viis selle raha nii-öelda steriliseerimiseks, selle ülemäärase raha steriliseerimiseks on alati hinnad, ehk siis inflatsioon. Ja kütus läheb sinna järele, nii et see on täiesti paratamatus, et me näeme veel kasvu ja sinna otsa tulevad veel Euroopa roheagendast tulenevad liigutused, mis tõenäoliselt kasvatavad seda veel. Nii et paraku ei saa kuulajatele siin väga palju häid uudiseid anda. Ei, ma ei annaks seda lootust, jah. Aga kui mõelda selle sama Venemaa peale, sa ütlesid ka, et ekspordirekordid on, kuigi samas sanktsioone on, neil on hinnalagi $60 barrelist, seda tahetakse alandada, aga sellest hoolimata nad aina teevad rekordeid just maksutulu osas, ehk siis see varimajandus töötab piisavalt hästi ja seda, et Vene nafta siis kuskilt turult ära kaoks, seda vist siis oodata ikkagi ei ole. Praegu käib ju ka geopoliitiline võitlus, mille üheks ajendiks on Vene toorme ekspordi piiramine ja me näeme, mis Euroopas toimub, kes räägib nii-öelda mõningatest asjadest ja teeb teist. Me räägime Trumpist, kes ütleb, et oma liitlastele G7-s kaasarvat eurooplastele mitte ainult, eks ole, jaapanlased näiteks, kes juba keeldusid sellest, et India, keda ta survestab nende kõrgendat tariifidega Vene nafta eest, et käib ka selline võitlus. Ja venelased on eriti osavad sellises hallis majanduses ja läbi ajaloo on olnud. See elu on neid õpetanud ja lausa mõneti sundinud ja tänaseks on nad oma varilaevastikku juba peaaegu 1000 laevani kasvatanud ja uhavad nendega ringi ja mina ütlen päris ausalt ja võib-olla eetris ei tohi siukseid asju öelda, aga ma ütlen ikka. Ega mitte midagi enne ei juhtu. Võimekus kontrollida isegi hinnataset, mis nüüd on teadupärast 15% alla ja mis tähendab seda, et on 47,5, eks ole, ja ikka. Mis siis? Jah, tulud vähenevad. Tulud on Venemaal muuseas vähenenud vaatamata koguste kasvule. Hinnad tõesti natuke survestavad, aga nad ei kaota seda raha voogu. Ja mitte midagi enne ei võeta tõsiselt radikaalselt ette, kui juhtub suuremat sorti katastroof. Ehk siis 100 000 tonni raske kütte õli või toornafta valgumine Balti meres, mis tekitab ökoloogilise katastroofi, millele võrdseid polegi võib-olla olnud meie ajaloo mälus, siis see tegelikult sunnib hakata tegutsema. Nii enne seda mitte midagi. Klassikaline näide, Taani väinad. Taani väinades oleks täna looduskaitseliste nii-öelda põhjendustega võimalik teha kontrolli, on võimalik teha piiravaid nii-öelda meetmeid kasutusele võtta. Ei olete, isegi ei varjata seda. Nii et, ja venelased nüüd on hakanud igaks juhuks hambaid näitama ja ka veel sõjalaevadega oma neid salatankereid saatma. Ja nii ongi. Ja mis pilt on, meil on Lahemaa. Meil on kohe Lahemaa reidil, on kohe seal neid nii palju, et kui seal nüüd midagi peaks juhtuma, siis me saame endale selle sahmaka kaela ja Lahemast lahti, vähemalt mere poolest. Nii et see on tegelikkus, aga kahjuks see nii käib maailmas. Et enne peab juhtuma midagi, kui päriselt rattad käima lähevad, isegi kui need võimalusi on. Miks see siis nii on, sest me räägime ju kogu aeg sellest hinnalae veel madalamaks toomisest ja sellest on pidevalt juttu, aga sellest samast Taani veinast pole midagi. Ma ei tea, miks on. See on see kahepalgeline olukord, mis meil rahvusvahelises poliitikas valitseb. Võtame selle sama India. India ju, kui Trump ähvarduse kuulutas välja Vene nafta ostu eest neile sanktsioonide täiendavate kehtestamiseks tariifid tõstmise mõttes, siis mis juhtus? Siis 4 India suuremat riiklikku firmat tõmbasid kohe tagasi, suundasid laevu ümber ja nii edasi. Aga 2 kõige suuremat erafirmat, eesotsas Reliance kampaania omaga, otsustasid, et neid see ei koti. Ja võtsid rahulikult Vene tankereid edasi sisse. Ja nüüd juba on kõik hakanud tagasi võtma ja India teatas ametlik ministri suu läbi, et
nemad ei loobu sellest, sest nii palju odavamalt saavad. Nad on oma naftatöötlemisvõimsust selle peale häälestanud. India on suur tarbija ja väga kasvav tarbija naftale. Ja kui ta praegu saab seda nii palju odavamalt osta, siis tal on see huvi jätkuvalt suur. Ja kus juures India puhul on ka seda märgata, et ega nad ei ole nüüd venelaste, muuseas Vene osakaal enne Ukraina sõja algust oli 2% India nafta impordist. Nüüd on üle 42%. Nii et see näitab, mis toimunud on. Aga neil oli enne kogemus. India ostis ju näiteks sanktsioonide all olevat Iraani naftat ja pesi seda kullavormis Erdogani sugulaste abil Türgis. Ja see harjumus nii-öelda idamaades teha äri kellega iganes, kui see on piisavalt kasumlik ja kasulik. Pluss veel see seisund India nii-öelda suurriigiks pürgimise nii-öelda soov, et mulle keegi näpuga ei näita, mida ma tegema pean, nad tean ise. Ja nad praegu peavad Ameerika Ühendriikidega läbirääkimisi selle kaubandusläbirääkimisi suuri ja on päris suur potentsiaal sellel, et need 50% täiendavad tariifid Vene õli ostmise eest lähevad maha. Sellepärast, et Trumpil on vaja muid asju, aga tal on seal teised asjad, mis praegu indud ei tule vastu ja mis tõttu seal on natukene indudel probleeme ja nad kaotavad märkimisväärse kuni 2% SKP-st tänu sellele, et nad praegu seda kaklust peavad, aga teistpidi jälle keegi võidab. Ja kui ma nimetasin ühe tingi nimetuse Ambani, kes vähegi India poliitikat teab, saab aru, et see ei ole juhuslik, eks ole, sest Reliance'i nii-öelda võime olla moodi kaitsva varju all või valitsuse laiemalt isegi kaitsva varju all on suurem kui mõnel teisel isegi seal teistest rääkimata. Nii et paradoksaalsel kombel siis ütleme ühel hetkel Saudid tõstavad hinda, läänemaailmas võib-olla lähevadki selle tõttu hinnad kallimaks, aga samal ajal naudivad kuskil mujal sellist varilaevastiku koledat naftat mingid riigid odavamalt. No kui nii jätkub, siis jah, nii võib juhtuda. Ma muidugi tahaks loota, et ka teised naftatootja riigid hakkavad siis ennast liigutama. Praegu on näiteks paradoksaalne olukord, kus Saudide suurimaks liitlaseks olevates Araabia Ühendemiraatides on ju täielik pesa praegu sanktsioonialuste naftade jaoks, eelkõige Vene oma jaoks ja ka laevastiku jaoks. Nii et ja mitte ainult, aga see on nagu üks põhilisi asju. Nii et nad ühe käega nagu tegelikult isegi võib-olla väga ei võida sellest praegu või pigem isegi juba praegu kaotavad, et venelased niimoodi uhavad toornaftat turule. Aga teise käega nad teenivad ju teistes valdkondades jälle selle kõik tagasi nii-öelda riigi kontekstis. Kas Venemaa see siis hinnalae madaldamine üldse tooks midagi kaasa reaalselt? Ei, no ikka natuke toob juba, täna toob, tal on üle 2 korra kukkunud nii-öelda see sisse tulev raha võrrelde, kuigi kogused on isegi natuke kasvanud, aga see midagi ikkagi tähendab, aga veel kord, kokkuvõttes me ju ise tegelikult ja selles mõttes ka Trumpi kurjal häälel on natukene õigus, kui ta ütleb, et me ostame Vene süsivesikuid samal ajal, kui me nagu teise käega oleme sunnitud tema vastu astuma, eks ole, ja toetame Ukrainat ja nii edasi. Et miks me seda teeme, et peaks selle ära lõpetama, kohe pilt muutuks. Kahjuks nii ongi. Möödunud aastal me ossime seda süsivesikuid Venemaalt, ossime Euroopa Liiduna, ma räägin Euroopast. Ossime rohkem, kui me andsime Ukrainale abi. Nii et jutt on meist kui Euroopast jällegi, mitte Eestist, eks ole. Nii et siin tuleks nagu midagi muuta selleks, et vältida ebameeldivat stsenaariumi. Kas me oleme selleks valmis, ma ei ole kindel. Näed sa seda tulemus? Ma natuke juba puudutasime seda, aga siiski. No ma vaatan praegu, mis gaasi ümber toimub, selle sama vedelgaasi ümber, eks ole. Suur võitlus käib ju tegelikult Euroopa Liidus ja keegi ei räägi sellest, eks ole. Hispaania, Prantsusmaa näiteks, sakslased, kes hooga ehitasid 5 terminali valmis. Ameerika energiaminister käib praegu ringi ja kõigil lubab, et ta annab selle asendus kogused ära, eks ole, ei ole probleeme ja hinnad oluliselt ei erine praegu, sest venelast on väga kallis vedelgaasi vedu, eks ole. Aga kas nii juhtub, eks näib, eks ole. Ma tulen lõpetuseks kodumaale tagasi, kui me siin rääkisime sellest rahvusvahelisest turust ja mis on väga volatiilne ja sellest kodumaisest turust, siis jälle tarbijale. Sa oled küll juba korduvalt öelnud seda, et hoidke alt, kukrust hakkab veel rohkem raha minema, aga kas see, et hind just tarbija vaatest oleks mõistlik ja samal ajal, et oleks ka niimoodi ettevõtjale see kõik kasumlik, tarnekindlus oleks hea ja nii edasi, siis kas need 2
osapoolt saavad niimoodi sõbralikult ühel hetkel kokku, et tarbija siiski ei pea nii palju maksma või maksab vähem, kui võib-olla võiks, või pigem on see selline ilus unistus? Pigem ikka ilus unistus. Ma ei väsi kordamast, et riigi finantside seisukohast fiskaalses loogikas on tegelikult kütuseturg üks kõige efektiivsemaid riigi tulude kasvatamise kohti. Ja see kiusatus on väga suur ja ma küsiks sult vastu, aga kas sa siis kujutad ette, et hea küll, kütuste puhul me seda ei tee, aga siis tõstame mingeid makse näiteks hoopis kuskil mujal, tulumaksu, mis iganes, käibemaksu, mis tegelikult tõstab ka kütuse hinda, aga midagi muud. Et me seda ka ei taha ja riik on mõnesti lõksus ja praegu majanduse arengu seisukohast ei saa kütuse hinda taevasse lasta, sellepärast et see pärsib majanduse arengut põhimõtteliselt. Nii et see bilanss peab olema kuskil seal allpool, aga inimesele see bilanss rahuldav ei ole mitte kunagi. Jaetarbijale, lihtsale postist kütust võtvale üksikisikule ja ka firmadele, väikefirmadele eelkõige sellest suurt midagi abi ei ole, ma kardan, et nemad on ikka rahulolematud ja tase on ikka nende jaoks alati natuke liiga kõrge. Nii et siis võime lõpetada sellega, et kui tarbija vähegi mingisugust positiivset nooti või endale mingisugust sisemist positiivsust tahab süstida, siis saame selle võtta sõnadega kokku, et eelista Eestimaist. Eelista Eestimaist ja prognoosi, et tegelikult hinnade kasv jätkub, ehk siis kui sul on see kütuse sisend on oluline, kas tarbimise jaoks või tootmise jaoks näiteks, siis on alati tark projekteerida oma äriplaanis seda jätkuvat hinnakasvu ja mitte loota sellele, et nüüd praegu on siin mingisugune hinnavõitlus, hinnad läksid alla, et järsku nii jääbki. Ja siis meeldivalt üllatuda, et nad nii palju ei kasvanudki, kui ma kartsin. Niimoodi võime ka muidugi alati arutada. Raivo Vare, suur tänu stuudiosse tulemast, suur tänu ka kõigile kuulajatele, vaatajatele ja kohtumiseni järgmises Energiakooli tunnis. Aitäh!